hesitation, no intimidation. I am a winner. Started right from the bottom, grind to the top. Fear's only an option, so my hustle game won't stop. Came right from the projects while I'm not at night when I'm nonsense. Had to smarten up, get my shit correct. On every step is a process. Haters want me to lose, so I bang with those haters. Y'all want me to choose, so I can't hang with the sinners. Can't have squares in my circle. I play the post to get boxed out, to get left out when I'm on the road. I'm the bomb when the flows are slow. Don't get locked with the keys inside. Don't get caught when streets collide. Shit get hot when the temperature rise. Skies is lemon when he touches the skies. Always on top, I can never fall. Do like Lonzo and always ball. Stand like a giant cause I'm always tall. Facing my face while I'm back on the wall. Push it to the limit, never timid. Gotta give it, meaning everything I got. Keep on going, never stop. Jumping over hurdles, fear can never hurt you. Run into my last breath to that winner's circle. I'm in the air, I always win. I never fail, can you feel the wind? I'm in the air, I always win. I never fail, can you feel the wind? 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 Determination, I hate when I'm making waves with this rap. It's like I'm caught in the struggle and then I'm facing a trap. It's like I'm caught in the moment and I can't find my way back. Plus I'm afraid of my color. I hate to say that I'm black. I hate to say that I'm brown. I hate to say that they right. I hate to say that I lost. This every day that I fight. I hate to say that I'm finding myself outside of this life. I hate to say that I'm falling because I'm built like a kite. That's flight, that's fear. I compromise every year. I graduated, no hesitating, my future is clear. I had to fight for this moment, what would you do to get here? I've been abused, confused, but they won't use me this year. Change the station, no waiting for it, I actively grow. It's like I give and I give, but they keep asking for more. Change the station, no waiting for it, I actively grow. It's like I give and I give, but they keep asking for more. Let's go. I'm in the air, I always win. I never fail, can you feel the wind? I'm in the air, I always win. I never fail, can you feel the wind? 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 Yeah. Nothing is something, something is better than nothing. Shawty, I come from the bottom, partner, I've been through the struggle. I get it straight from the mud, the water dirty and black. When they don't show me no love, that still ain't holding me back. This for my hustlers, my fighters, my grinders every day. This for my mama, my papa, my grandmama. Okay, I'm back to it, trying to make it happen. No matter the situation, no matter my limitations, I'm never intimidated. Go hard or go home, something you quit or you fold, something you bend or you break, either you weak or you bold, sucker. Whether you win or lose, back on the rope, sucker. All you gotta do is keep your faith and your hope, sucker. I got a lot on my plate, but that don't stop me from pushing. I got a lot on my mind, but that don't stop me from pushing. I got a lot on my plate, but that don't stop me from pushing. I got a lot on my mind, but that don't stop me from pushing. I'm in the air, I always win. I never fail, can you feel the wind? I'm in the air, I always win. I never fail, can you feel the wind? 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 Tere tulemast kõigile! Minu nimi on Kristine Tõus ja oleme siis täna Haabersti jäähallis. Meil on täna siuke eriline proov, sest et tegelikult olen mina nii kaamera taga kui kommentaatori rollis, kuid ma loodan, et ma saan mõlema tööga hakkama.
Täna varem päeval oli meil siis mäng Viljandis, kus meil olid Fellin Fuuriad võrustasid siis HC Wolveriinsi. Ja täna on meil selline üsna huvitav mäng, kus me näeme tegelikult mängimas HK Roosa Panter 1, keda me ka siin praegu eetris näeme, ehk nemad on meil siis siin see nii-öelda kodumeeskond. Ja siis on vastaseks täna meil HK Roosa Panter 2. Ja tegelikult on jah, see selline, me oleme neid ühe korra nüüd omavahel mängimas näinud. Aga nii nagu ka nimi ütleb, siis tegemist on sellise, tegelikult ma ütlen ausalt, et ega ma ei teagi, mis see ametlik nimetus on, et kuidas seda öeldakse, et jah, selline nagu õe naiskond, ütleme, et õed on omavahel. Kell on siis umbes jah, 6:30, teeme natukene soojendust veel siin ja hetkel kahjuks minul protokolli ei ole. Nii et mina kahjuks siin ei näe täpsemalt, et keda meil siis täna mängib, aga eks ma proovin siin teil märku anda, et mis siin üldse toimub. Muidugi graafikat loodame, et jõuate jälgida, et jõuame sellega ka järgi. Aga et on siis natuke huvitavat vaatamist kindlasti. Ja eelmine kord, kui need roosad pantrid kokku said, siis praegu ma ütlen mälu järgi, nii nagu meil täna varasemal päeval vist oli 5-0, kuid ikkagi tegemist on üsna sõbraliku mänguga. Hetkel on siis Roosa Panter 1 edetabeli tipus ja Roosa Panter 2 on siis hoiab hetkel viimast positsiooni, et hetkel neil ühtegi võitu veel kirja ei ole saanud. Et kindlasti on nad siin omavahel mängides siis erinevate koosseisudega ja erinevate võib-olla on sõprusmangiga olnud omavahel, ei oska öelda, kuid jah, liiga punktide mõistes ja liiga mängude osas on teada, et hetkel Roosa Panter 2 ühtegi võitu ei ole. Samas aga Roosa Panter 2 mängib ka esimest hooaega, mis tähendab seda, et tegelikult me ei tahagi väga karmid olla, et mis tähendab, et nad veel selles mõttes naiskonnana õpivad ja kindlasti on neil veel pikk tee minna, kuid näha on seda, et nad hästi palju ikkagi arenevad ka jooksvalt, et selles mõttes on nii nagu me ka Margusega täna varasemal mängul ütlesime, et on väga-väga huvitav jälgida seda naiskondade arengut, sest see areng on nähtav ja seda on hästi tore ka jälgida, et on tore olla siin niimoodi eesreas seda nägemas. Nii, korjame siis kõik litrid kokku ja valmistume mänguks. Eks me siis proovime numbrite järgi vaadata, kes meil täna mängib. Siit hetkel ma kahjuks, mina pole võib-olla nii populaarne, nii palju veel ennast populariseerinud. Aga vaatame, kes meil siis täna, äkki keegi tunneb enda mängijaid siis numbrite järgi, nii et oskate jälgida neid, kes teile täna huvi pakuvad. Vaatame ka korraks siis teisele poole, kes meil teisel pool on mängijas ja varsti alustamegi. Tundub, et mängijaid meil väga palju ei olegi. Meil on näha aga Roosa Panter 1 on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mängijat ja Roosa Panter 2 on meil siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, kohe ma vaatan, loen veel üle, on ka vist 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et päris kahte nii-öelda ketti ehk koosseisu meil täpselt ei ole, aga ma arvan, et naiskonnad saavad väga kenasti hakkama. Mängime siis 3 kolmandikku, 3 korda 15 ja naiskonnad tunduvad, et on valmis. Kohtunik seab ka ennast kohe paika ja siis alustame mänguga.
väga tore on inimesi ka näha tribüünidel, et ma ei ole siin täitsa üksi, mis on väga tore. Et eelmisel korral, kui mina olen operaatori rollis käinud, siis olin üksi. Nii, ja paneme mängu käima. Nii, Roosa Panter 2 võitis siis selle esimese litri ja väga kiiresti jõudsid tegelikult Roosa Panter 1 värava ette. Ma ei oleks oodanud, et see nii kiiresti sinna jõuaks, aga väga tubli töö, hea töö. Roosa Panter 1 käes on liter, mille nad siis kaotavad kesktsoonis ja liter on siis jõuab Panter 2 tsooni. Ja juhul, kui keegi märkab, et midagi valesti ütlen, siis need, kes mul on Facebookis sõbrana, siis palun andke mulle ka märku, ma hea meelega paranen ennast, kui mul vähegi vigu tekib. Et ma olen kommentaatori rollis üsna algaja, et pigem olen ma lihtsalt vaadanud neid mänge hästi palju, aga teate, kui lihtne on seda mängu lihtsalt vaadata ja mitte midagi rääkida. Nii, mul on selline ja väga ja tuli jälle vise värava poole. Ja liter on kesktsoonis. Väike litri kaotus, aga pole midagi, jõutakse tagasi järgi. Ma ütlen aisalt, et nüüd on minu jaoks veel ebakindel, et kas kumb naiskond kumb on, aga eks meile mingil hetkel selgub. Nii, pikk liter, mis tähendab seda, et mäng läheb siis tagasi Roosa Panter. Teate, ma pean vabandama, ilmselt on mul sassi löönud tõesti tumedate särkidega ongi ilmselt Roosa Panter 1 tegelikult, sest ma vaatan, et selle järgi, kes meil mängimas on, nii et on täpselt vastupidi. Aga pole midagi. Eks ma siin harjutan. Loodan ka areneda koos nende naiskondadega. Nii. Oleme jälle siis ja nii. Nüüd jään mina vastuse võlgu. Ma ei ole päris kindel, mis see situatsioon oli. Kahjuks ma seda väga täpsemalt ei näinud, kuigi mul see kaamera siin kõrval on. Siis nii, aga ühesõnaga on jälle mängupaus ja kohe lähme mänguga edasi, korrigeerime positsioonid ja mäng jätkub. Nii, tulebki pikk liter, ehk ei jõudnud järgi. Ehk alustame siis sealt, kus see liter ka nii-öelda pikaks läks, ehk siis jälle sinna Roosa Panter 1, vabandust, Roosa Panter 2 tsooni. Nii. Väike kukkumine, aga ei ole hullu, mäng läheb edasi. Aga liter vahetas omaniku vahepeal. Seal on number 77, proovib sellele
järgi, aga ei jõua järgi. Vaatame, siis on nii. Kesksoonist ei saadud üle. Tahtmist on, aga Litter endiselt. No nii, ja nüüd vaatame, kas siin rünnak viiakse lõpuni värava suunas, kuid takistati seda lööki praegu. Ja meil on värav. Nii, ehk mängu on meil olnud 3 minutit 56 sekundit ja esimene värav on mängus. Ja ehk siis meil on jälle mäng alustab ja Roosa Panter, nii nagu ma ütlesin, et alguses läks mul siis segamini need särgid ja need meeskonnad, aga nüüd on meil siis jah, ehk Roosa Panter 1 läks praegu juhtima 1-0. Nii, Big Litter. Nonii, positsioneerimine ja mäng jätkub. Nii, aga tähendab Roosa Panter 2 või 1 proovib ikkagi jälle visata värava suunas ja see oli väga ohtlik situatsioon, kuid oli vist õnne natuke ka kaasas, et tegelikult oli see värava ees natuke tühi. Nii, aga ei lasta tsoonist välja. Nii. Kas ja väga kiirelt võitis siis Roosa Panter 1 praegu Litri ja ei lase seda ka endal käest ära, ehk nüüd hoiavad enda käes siis Roosa Panter 2 tsoonis. Ja ei jõutud järgi, mis tähendab seda, et endiselt Roosa Panter 1 hoiab, või no tegelikult ei ole nii kindel, läks kakluseks. Nii. Ja tõenäoliselt tuleb jah Big Litter, mis tähendab seda, et mäng läheb jälle tagasi sinna Roosa Panter 2 tsooni. Ja kindlasti need, kes jäähoki reegleid teavad ja jälgivad, siis teavad ka juba seda, et tõesti jah, siis see, kelle tsoonist visatakse see Big Litter, see enam vahetada ei saa, ehk antud juhul siis Roosa Panter 2 enam siin hetkel praegu vahetust teha ei tohi. No nii, ei olnudki kindlat võitjad, see praegu läks 2 mänge vaheliseks võistluseks, füüsiliseks isegi natukene, aga Litter püsib Roosa Panter 2 tsoonis. Ja Litter korraks endab õhku, tekkis väike paus, aga jälle on Roosa Panter 1 käes. Litter väike kukkumine ja mäng käib edasi. Nüüd tuleb selline üsna ohtlik rünnak. Vaatame, kas Roosa Panter 2 suudab seda kaitsta. Keskel oli hea kaitse praegu. Ei suutnud läbi tulla sujuvalt, mis tähendas seda, et see värava viskamine ei olnud talle lihtne. Veel tuli väike vise värava suunas ja nüüd on jälle ohtlik situatsioon. Seal on päris tublisti ennast paigutanud number 70. 22. Ja värava taha. Nii, hopsti. Nii. Kahjuks sai keegi haiged. Mäng on praegu pausil. Ja ootame natukene, et mis seal toimus. Eks anname teada. Ilmselt oli teile ka sinna kuulda, et pauk oli üsna tugev. Tõusis püsti
läheb edasi, aga kahjuks ja nagu näha, kõik toetused on sinna suunas, midagi võib olla ikkagi natukene juhtus. Mäng on hetkel pausil, ma arvan ka, et siit edasi enam ei mängita, nagu asi on kindel. Vaatame üle, et mis toimus ja loodame, et midagi väga hullu, et võib-olla oli selline hetkeline situatsioon lihtsalt, mis tegelikult ei tekitanud püsivaid vigastusi. See on see, mida. Ja mis tähendab ka seda, et Roosa Panter ühele tuleb karistus sellest praegu. Ehk siis 2 minutit, mängija number 71. Ehk Roosa Panter 1, 2 minutit karistus. Mis tähendab seda, et Roosa Panter 2 läheb mängima ülekaalu. Et on väga huvitav näha, kuidas Roosa Panter 2 selle ülekaaluga hakkama saab. Kindlasti saavad. Ja litter on Roosa Panter 1 käes. Kesksoonist lähme siis Roosa Panter 2 tsooni ja ise värava suunas, mis oli isegi praegu alakaalulisel Roosa Panteril tundus, tuli päris hästi välja praegu. Hea töö, litter jäetakse taha poole ja viiakse nüüd vastastsooni. Seal aga võttis vastu hoopis Roosa Panter 2 ja väga füüsiliseks läheb see mäng juba. Ma arvan, et siin tahetakse ikka võitu väga, mis on arusaadav. Nii, litter on siin kohe ääre peal, meiega seda täpselt siit ei näe, aga seal ta on. Ja siit proovitaksegi jälle Roosa Panter 1, võtab enda kätte. Ja olemegi Roosa Panter 2 tsoonis ja nende värava taga jälle. Ja siin on jälle selline ohtliku koht, et kui sinna keskele saada, aga väga tubli töö. Kaitse tegi oma töö ja litter saadi tsoonist välja, aga tuli pikk litter. Seega kaitse peab jälle uuesti tööle minema tagasi ja kaitsma nüüd ka selle pika litri eest. Karistust on alles jäänud 58 sekundit. Ja mäng on meil käinud siis 7 minutit 15 sekundit. Ja mäng jätkub. Meil on siin võitlus platsi ääres või väljaku ääres. Vaatame, kes selle kätte saab ja Roosa Panter 2 saab selle enda kätte. Ei taha anda ära ja tulebki rünnak, jõuamegi Roosa Panter 1 tsooni, kes siis endiselt mängivad ainult 4 mängijaga. Aga Roosa Panter 1 sai litri ikkagi enda kätte ja teevad vastasele elu raskeks. Surve on üsna tugev. Mõlemale poolele tegelikult ei ole see väga nii, et ütleks, et hästi tegelikult tempokas, tasakaalukas mäng. Muidugi tundub, et päris et täitsa antakse endast parim, mida on väga rõõm näha. Nii, litter läheb mööda äärt ja ei olnud pikk litter, sest tegelikult oleks seal olnud aega järgi minna. Nii, nüüd on ohtlik situatsioon tegelikult, sest et rünnakule läheb siis ei saadudki litrit lõpuni. Sellest oleks võinud tekkida üsna ohtlik situatsioon. See oli küll siis väravahi suunas vise, kuid sai kätte. Tegelikult jah, sellised, kus alakaalus ja ongi, jah, tõesti alakaalu lõppenud, aga veel enne alakaalu lõppu niimoodi teisele poole, et sealt oleks võinud isegi ülekaalu hetk tekkida. Seis on endiselt siis 1-0, Roosa Panter 1. Ja nüüd jäi korraks mõtlema, et mis järgmised sammud on. Ja sööt tuli siis Roosa Panter 1-le. Kes jättis litri, ilmselt tahtis oma mängile jätta, aga Roosa Panter 2 jõudis järgi, jõudis esimesena litrini. Teate, ma pole niimoodi omavahel või endaga rääkinudki, et see on täitsa huvitav, nii et ma loodan, et ma siin midagi täitsa mõttetut ei räägi. Täitsa lõbus on see. Tavaliselt operaatorid peavad alati vait olema. Nii, jälle tuli meil siis pikk litter. Ehk lähme Roosa Panter 1 tsooni tagasi.
Ütleme nii, et Litter käib aktiivselt ikkagi tsoonist tsooni, et ei saa öelda, et oleks kindlalt ühes või teises tsoonis. Roosa Panter ühel on muidugi nagu naiskonnana on suurepärane kogemus. Nad ka võitsid praegu selle litri. Et nad suudavad omavahel väga hästi mängida, aga ega see Roosa Panter 2 seda neile kergeks ei tee. Et nad ikkagi nii. Ilmselt on veel siis tsooni viga, mulle tundub. Ja. Ehk väga huvitav mäng juba siiani tegelikult. Meil on vähem kui 10, või tähendab natukele 5 minutit veel alles jäänud, ehk vähem kui 10 minutit mängitud ja meil on olnud juba karistus, juba üks värav ja tegelikult üks loodetavasti mitte väga tõsine vigastus. Et soovime ikka, et seal ei ole midagi hullemat, kahjuks ei näinud täpsemalt, kes vigastada sai, nii et ei tea ka, kas ta on väljakule tagasi tulnud. Nii palju mul silmisi kahjuks ei ole teie jaoks täna. Aga vaatame. Nii, oleme jälle Roosa Panter 2 tsoonis ja siin käib võistlemine, käib võitlus litrist ja hoiab väga stiilselt, hoiab enda käest ta litrit, jätab järgmisele mängijale, soovitakse kesktsooni, võetakse litter jälle tagasi enda haldusesse ja tehakse värava suunas vise, aga ei saada tsoonist välja. Roosa Panter 1 jälle tuleb värava suunas vise ja väravavaht püüab praegu litri kinni. Hea töö temalt. No nii, oleme valmis ja läks. Nüüd on võtnud, tundub, et Roosa Panter 1 on võtnud natuke hoogu juurde. Nad hoiavad seda liitrit praegu natuke rohkem enda käes. Ei ole nii aga kindel. Jah. Samas viskeid on tulnud rohkem praegu Roosa Panter 2 värava suunas, aga sisse on läinud ainult üks. Nii et tõrjeid läheb päris kenasti sinna kirja. Ja uus rünnak. Litter jõuab sinna värava taha. Sellest võideldakse ja Roosa Panter 1 võidab ja jälle tuleb värava suunas, aga tõrjetakse. Teine läheb juba mööda. Ja on endiselt Roosa Panter 1 käes, number 22. Ja püüab kinni keskelt ja siit võib tulla üks ohtlik, ei läinud. Ja Roosa Panter 1 käes, endiselt Litter. Nii, vaatame. Värava ees käib üsna tugev kaklus ja ei jõudnudki praegu Roosa Panter 1 sinna järgi, sest et kaitse hoidis teda seal tublisti hõivatuna. Aga see ei takista ikkagi praegu Roosa Panter 1 uuesti proovima. Ja see tahtmine on kindlasti seal. Ja väga hea tõrje värava vahilt ja ka väga hea vise tegelikult värava suunas, et siin oli praegu selline kahe naiskonna väga tubli töö tegelikult. Hea töö värava vahilt ja tõesti ka siis vaatame korraks, kes meil siis seal mängib, kes meil siis alustab, seal on number 22, on 70, kohe vaatame. Nii. Ja jälle alustame mänguga. Selle sai väravaht suunatud siis enda juurest minema. Aga
ja veel proovitakse sealt ääre pealt, ilus vise, aga natukene mööda või ilmselt sai sinna ka väravavaht natuke ennast vahele. Nii, ja kaitse proovib seda litrit enda tsoonist välja seda, aga ei saa. Endiselt Roosa Panter 1 hoiab, domineerib praegu natukene isegi, kuid seda oli natukene ka oodata, kui see mäng olen sarnane kui meil eelmisel korral, kui Roosa Panter 1 ja 2 omavahel mängisid. Aga võrdsuse mõttes me peame tunnistama, et tegelikult Roosa Panter 2 mängib ka väga kenasti, et siin kaitse on aktiivne, proovivad kogu aeg leida variante, kuidas seda litrit enda tsoonist välja saada. No nii. Ja läheb liter siis nurka ja selle saab kätte Roosa Panter 2 ja liter jõuabki tsoonist välja ja nii see kaitse käibki. Kahjuks aga tuli pikk liter, mis tähendab seda, et mäng läheb tagasi sinna Roosa Panter 2 tsooni. Roosa Panter 2 vahetust teha ei saa, seega praegu tulid värsked mängijad Roosa Panter 1-le, nii et vaatame, kuidas see siis käib. Natuke võib ennustada, et ilmselt läheb võit praegu Roosa Panter 2-le ja sealt ilmselt kesktsooni kaudu soovitakse teha rünnakut värava suunas. Ei olnud nii kindel võit. Hea töö. Ja siit lähebki liter ja tulebki kesktsooni ja vaatame, ei jõutud järgi. Läheb kesktsooni, aga pole midagi. Kogutakse hoogu, tehakse rünnak uuesti. Roosa Panter 2 pole endiselt veel vahetusse jõudnud. Et ilmselt mingi hetk soovivad nad seda teha, nad peavad päris palju kaitsma ja proovitakse nurga tagant, ei tulnud. Nii, liter on nurgas ja kaitse proovib seda välja saada oma tsoonist, aga jõuab, et Roosa Panter 1 jõuab selle jälle enda kätte saada. Ja jälle läbi nurga kesktsooni ei tulnud, ei jõutud. Arvan, et siit, kui oleks olnud ka selline üsna ohtlik situatsioon, aga nii. Nüüd tulebki siis lõpuks saavad vahetada, meil tuli tsooni viga. Aga vähemalt said Roosa Panter 2 ka vahetada. Et nii, keda ma tunnen ära sealt, Kaire Leet, Kirke Tulla. Ehk sellised tugevad mängijad, vaatame, liter on küll Roosa Panter 2 käes, aga vaatame, jah. Kaire Leet mängib, sealt tuleb läbi, teised on tal naiskonna nii-öelda, teised liikmed on tal koos ja lähme sealt siis väravat tagant. Nii, siin on siis meil Tamberg number 14 ja värava suunas, kui vastu poorti ja esimene kolmandik saigi läbi. Ehk siis 1-0, väga kiirelt, väga tempokas, seda mängu on üsna lõbus vaadata, üsna lõbus jälgida. Ei saa palju midagi halba öelda, ei ühe ega teise naiskonna kohta. Ega siin reeglina tavaliselt midagi halba ei ütle ka, sest et tegelikult ei ole see hoki, väga selline kerge mäng, et see nõuab mängijatelt jõudu, see nõuab oma mängijatelt, kuigi isegi kui on kiired vahetused, siis ikkagi isegi nende kiirete vahetustega pead sa olema, sul peab olema jõudu ja jaksu, et eriti kui see liter käib üle nii-öelda siin platsi edasi tagasi, siis sellele järgi uisutamine ei ole just kõige kergem. Tundub, et mõlemad naiskonnad teevad seal nõupidamist, käidakse asju läbi, et väga selline tihe nõupidamine käib praegu, et üsna huvitav on seda vaadata, et vaatame, mis meil siis ootab. Esimene kolmandik algas üsna tasavägiselt, aga lõpupoole juba oli näha seda Roosa Panter 1 domineeringut, ehk liter oli siiski pigem Roosa Panter 2 tsoonis. Meeskonnad nüüd vahetavad, meeskonnad peaksid nüüd vahetama pooli. Jah, vahetavadki. Väga hea. Ja meie oleme ka valmis juba siis teise kolmandiku jaoks ehk 15 minutit
on ja lähme teise kolmandiku siis väravatega 1-0 Roosa Panter 1-le. Nii, siin on meil siis Pärnik number 70, kes meil siin veel oli, kohe vaatan teisi veel, Kaire Leed oli vist meil number 3. Ja alustame Roosa Panter 1 rünnakuga. Proovitakse ette minna, vastu tulla, kuid Roosa Panter 1 hoiab litrid enda käes ja värav on väravavahi suunas, väravavaht saab kätte, väga tubli töö. Väravavahi poolt, see oli praegu otse vise värava suunas, nii et seal isegi kaitse ilmselt ei oleks saanud väga midagi teha, et see oli tõesti ilus vaadata. Nii, oleme siis jälle Roosa Panter 2 tsoonis ja mäng läheb edasi ja litter on endiselt Roosa Panter 1 käes. Nad tugevalt tegelikult hoiavad seda, ei taha sellest loobuda, et nad ikkagi kohe, kui nad ja jälle vise oli siis värava suunas, väravavaht võttis enda kätte. Ja nüüd mäng siis on teisest nurgast Roosa Panter 2 tsoonis. Nii. Ja otse proovitakse värava suunas ja oi, litter on vaba ja väga ohtlikult tegelikult liigub see litter. Vist oli värav, mulle ka tundus, et see käis seal sees, kuna mul siin neid neid repeat ei ole, et ma kahjuks ei näinud seda, aga mulle täitsa tundub ja tuleb, läheb kirja väravana siis 2-0 ilmselt Roosa Panter, jah, Roosa Panter 1-le. Just, 2-0. Ei olnud väga kindel värav, ütleme niimoodi, et see oli natuke kaootiline, et selle jälgimine isegi siit oli selline, et ei olnud kindel, mis juhtub ja mis toimub ja käes ta sees. Ja väravavaht lihtsalt korraks tuligi värava juurest natuke eemale ja ei jõudnud enam tagasi ja siis lihtsalt mängis Roosa Panter 1 lõpuni. Ja see on tegelikult üks jäähoki selliseid olulisi mänge, nii-öelda, et selle mängu lõpuni viimine, et ei jätta oma rünnakut pooleli, et nii kaua, kuni pole seda vilet kuulnud, siis mängime lõpuni ja jälle oleme seal Roosa Panter 2 väravavahi juures, kes püüab litri kinni. Väga hea töö temalt. Aga nüüd tähendab ka jälle siis seda, et algus on sealt meil nende nurgast, mis on praegusel vaatan, et kuna tegelikult Roosa Panter 1 on need litrid peamiselt võitnud, siis selline litri nii-öelda mängu jätkamine sealt nende Roosa Panter 2 nurgast on üsna ohtlik, aga ei ole veel tekkinud nii ohtlikku situatsiooni, mida võiks. Et Roosa Panter 2 oskab sellele hästi vastu hakata. Nii. Käib seal ääres käib mängimine ja litter läheb nüüd jälle keskelt ja värava suunas. Kaitse oli praegu õiges kohas, kes suudis reboundi praegu enda kätte saada, mis oli väga hea, kui seal oleks olnud vastasmängi, oleks olnud väga ohtlik. Ja nüüd on jälle Roosa Panter 1 ikka võitleb selle litrist, ei anna seda ära, noh. Et ja Roosa Panter 2 tahab seda ka enda kätte, siin on jah, nii nagu praegu õhtuks ja nüüd on igal ohtlik ja hea poolt, väravavahi poolt tõesti suurepärane tõrje. Nii, karistus tuleb meil. Kahjuks ei oska ma öelda seda eestikeelset nimetust, slashing on see ilmselt, ma nime saan aru, aga 2 minutit läheb siis Roosa Panter 2-le, ehk 2 minutit Roosa Panter 2 ja mäng alustatakse siis. Nüüd on siis alakaalus Roosa Panter 2, aga ei lase seda niimoodi, et ikka kaitstakse niimoodi, et ei saaks Roosa Panter 1 domineerida. Ja proovitakse, minnakse värava taha, tehakse ilmselt nad nurga tagant ja keskelt tuleb ilmselt ise praegu värava suunas ja sööt ei tule. Söödumäng on
otsitakse kõik oma kohad rahulikult, rahustatakse mängu. Litter on nurgas ja jõuab nad sinna keskele ja värava suunas läheb ja tuligi värav, seal ta on. Sinna siis jõudiski. See oli praegu seda oli praegu väravahi poolt kindlasti raske märgata ja näha, sest et see söötmised tulid Roosa Panter ühel väga-väga kenasti, rahulikult, nad hoidsid seda mängu ja Litrid enda käes kindlalt ja kohe, kui nad tundsid, et nii, nüüd on natuke vaba suund, siis tegid selle ära. Mis tähendab aga seda, et Roosa Panter 2 karistus lõpeb sellega ja Roosa Panter 1 juhib endiselt, aga nüüd siis 3-0. Mäng jätkub, Roosa Panter 1 võidab Litri ja läheb uude rünnakusse. Ja ilus tõrje. Et praegu sooviks näha seda, et Roosa Panter 2 saaks selle Litri kindlalt enda kätte. Tahaks ka nende rünnakud natuke näha sinna teisele poole, mida alguses tegelikult oli näha, aga ilmselt on energia juba, ei ole enam nii palju energiat. Ehk võib-olla see pikem paus, mis järgmisena tuleb, on kindlasti kasulik. Et oleks aga huvitav näha, milline võiks olla see Roosa Panter 2 rünnak sinna ühe suunas. Nii. Roosa Panter 1 võtab Litri kindlalt enda kätte ja lähme jälle söötudega. Kuigi nüüd alakaalu enam ei ole, aga formatsioon tundub selline üsna selge, plaan ja positsioonid on kõigil üsna selged. Seal on üks keskel, maskis on ka, taskus veel kedagi ei olnud päris, aga ikkagi nii ja läheb Litri pärast kakluseks, aga sealt tuleb Roosa Panter 1, võtab selle vahepeal ehk number 71. Vist, kui ma õigesti vaatan, oli äkki Kaareste. Kindlasti öelge, kirjutage mulle sõnumiga, kui keegi tunneb paremini ära. Ma proovin siin mitmete ülesande vahel hakkama saada. Vähemalt on lõbus, ma loodan, et teil on ka lõbus. Ja jälle tuli vise värava suunas ja ei lasta nii kergelt ja tuleb uus vise, kuid sellele jõuab juba Roosa Panter 2 kaitse vahele. Hea töö praegu kaitse poolt. Aga Roosa Panter 1 ei anna seda Litrit ikkagi veel ära. Nii. Aha. Jooni viga. Nii. Litter läks siis praegu. Nüüd oleme siis Roosa Panter 1 tsoonis. Vaatame, kas Roosa Panter 2 saab äkki selle Litri enda kätte. Saab, aga söötis tagasi kahjuks Roosa Panter 1-le. Siit oleks olnud hea võimalus, aga Roosa Panter 1 ikkagi jõuab praegu Litrile esimesena. Ja kohad on juba võetud jälle. Maskis on mängija, kuid jäi praegu ei suutnud seda Litrit edasi viia ja natuke ega ei ole hullu. Roosa Panter 1 on endiselt 3-0. Nii-öelda staatus ja proovitakse jälle ja tuligi värav. Siin on jah see, mida me tegelikult ka Margusega täna eelmisel Fuuriate ja Pulveriinside mängul nägime, et selliseid kiireid, konkreetseid viskeid sinna värava suunas ja need tulevad. Need on väravavahile väga-väga rasked, sest kui väravavahti suudetakse söötudega niimoodi edasi-tagasi, siis kui need tulevad niimoodi kiiresti, siis seda on raske näha. Aga sellegi poolest 4-0 ja mäng on teist kolmandikku on meil mängitud praegu 5 minutit ja 7 sekundit. Ja lähme edasi. Ja väga ilus tõrje otse väravavahi sülle, aga sellegi poolest see oli ka väga hea vise. Et siin, see on siis jälle see minu lemmik
nurk, ehk kui siit nüüd Roosa Panter ühe selle enda kätte saab ja hopsti värava suunas ei tulnud õnneks või noh, õnneks või kahjuks, kes kellel mida keegi ise soovib, siis kes kelle poolt. Nii, ja oleme siis Roosa Panter 2 tsoonis endiselt. Litter läks korra väravahi nurga taha. Kaitse proovib sellest litrid nüüd kaugemale saada, kuid ei saa tsoonist välja ja Litter on jälle tagasi Roosa Panter 1 käes. Ja sööt jälle läheb sinna hoopis nurka, kust see võetakse vastu rahulikult keskele ja pole midagi. Saip jõudis teisele poolele ja proovitakse ikkagi leida sellist ühte nurka ja vise tuli värava suunas, kuid ei läinud läbi. Tõrjutud rebound, aga õnneks ei tekitanud väga ohtlikku situatsiooni või olukorda. Ja Roosa Panter 2 proovib litrit enda tsoonist, kuid ei õnnestu. Ja Roosa Panter 1 kogub jälle hoogu ja proovib sinna ilmselt nüüd visata väravahi suunas, kes püüab selle kinni. Väravavaht, tema tõrjed on täna olnud suurepärased ja ilusad. Seda on olnud väga tore vaadata. Ja meil siis on, vaatame kohe, kes meil on siis Kaareste, number 71, Kaireleet on number 3, vaatan, kas meil oli 70 ja 22, kes saab ka 22, viskab siis värava suunas, kui läheb natuke mööda. Litter ei saagi siit tsoonist välja. Roosa Panter 1 selles mõttes hoiab päris hästi. Oho, no nii, kohe kui ma ütlesin, siis hakkas midagi vastupidist toimuma. Ja väravavaht tegi tubli töö praegu, püüdis siis Litri kinni selleks, et mängutempot üleval hoida, et mitte seda pausi tekitada. Siis nii, siin oli praegu siis Litter jäeti taha mängijale, kuid ei jõudnud. Värava suunas vise, kuid ei õnnestunud. Samas aga, ja jõudis, Roosa Panter 2 jõudis sinna Litrile vahele. Hästi tehtud, kuid Litter jõuab ikkagi oma teekonna endiselt Roosa Panter 1-le. Ja proovitakse ilmselt veel viset, kuid ei tule praegu, suunatakse ta sinna värava taha, proovitakse anda teisele mängijale, kuid ei õnnestunud kohe. Nii, 2 minutit. Roosa Panter 2, Roosa Panter 2 tuleb siis karistus, mis tähendab seda, et Roosa Panter 2 läheb siis mängima alakaalu. Roosa Panter 1-le ülekaal ja 2 minutit. Kohe ütlen teile ka, kes see on siis number 91. Ja Roosa Panter 1 võidab Litri. Ja nüüd on see, et kui vaadata seda, et Roosa Panter 1 suutis juba varasemalt hoida seda Litrit ja domineerida seda seal Roosa Panter 2 pool juba võrdsete mängijate arvuga, siis praegu ma arvan, et ülekaalus me näeme väga, väga tugevat ja head ülekaalu. Praegu on siis hoiavad seda ringi seal, teevad oma vahel sööte, proovivad leida seda õiget kohta. Rahulikult, praegu ei kiirusta. Neil on veel natuke aega, ei jõudnud järgi. Prooviti vise suunas, aga siit tuli väike kukkumine. Vaatame, kas Roosa Panter 2 proovis jõuda järgi, aga kahjuks ei jõudnud. Litter on Roosa Panter 1 käes ja värava suunas tuli vise, kuid tõrjuti. Litter püsib endiselt Roosa Panter 1, number 71, number 8. Ja värava suunas vise, kuid oli kaitse vahel. Või vist center oli ilmselt seal vahel, aga sellegi poolest ei läinud läbi. Nii, jälle prooviti värava suunas viset, kuid läks mööda. Ja Roosa Panter 2 proovib siis seda Litrit enda tsoonist välja saada, milles nad ka õnnestusid ja ei tulnud pikka Litrit.
ja praegu läks keskelt üsna ohtlikult. Sellest oleks väga kergelt võinud värav tulla. Sellistes situatsioonides väravahil, kui ta vähegi palju mängijaid ees on, siis ei pruugi seda litrit näha, aga seda ei juhtunud, siis sellest me rohkem ei räägi. Nii, Roosa Panter 1 endiselt on Roosa Panter 2 tsoonis ja nüüd Roosa Panter 2 viskab jälle litri ja karistust on jäänud meil vähem kui 5 sekundit, mis tähendab seda, et kohe-kohe on Roosa Panter 2 jälle 5 mängijaga ja number 91 on mängus tagasi ja läheb kohe litrile järgi. Ei taha seda lubada, et see kaugele, et see nende tsooni, kuid oleme ikkagi kahjuks või õnneks, kes siis kellegi poolt. Roosa Panter 2 tsoonist tagasi. Roosa Panter 1 võtab oma positsioonid. Number 14. Seal on number 5, läheb siis number 22, number 11, 14 Tamberg ja annab tagasi teisele number 3, Kaire Leet ja söödetakse mööda äärt sinna väravahi taha ja litter on jälle sealt ja nüüd keskelt ei jõutud järgi, keegi ei jõudnud järgi, välja arvatud siis number 3, Kaire Leet, proovis siis omalt poolt viset, kui teid õnnestunud ja nüüd oleme jälle Roosa Pantriga, ja ohtlikult on endiselt litter vaba ja tuligi sealt nurgast ehk siis number 3, Kaire Leet. Tema poolt hästi reageeritud, et tõesti jõudsin kindlasti nagu kuulsite, et jõudsin nii palju öelda, et litter on vaba ja sealt tekkiski situatsioon. Ehk mängu on meil mängitud 10 minutit ja 57 sekundit ja seis läheb siis väravatega nüüd Roosa Panter 1-le 5-0. Ehk natuke üle 4 minuti on veel mängu meil alles. Vaatame, et kas Roosa Panter 2 nad ei võitnud litrit, aga nad läksid litrile väga tugevalt järgi, et vaatame, kas nad jõuavad nüüd sinna värava ette tagasi kaitsma. Tundus, et jõudsid, et seal ei olnud sellist väga-väga hullu olukorda nii-öelda. Oba! See oli praegu, võt see tähendab, kui on kiired söödud ja väravavaht ei jõua reageerida ja tundus, et oli Kaire Leet. No Kaire Leet on meil ka kogenud mängija, nii et selles mõttes on tema töö, on tema mängimist on siin ilus jälgida, et see oli tõesti väga hästi reageeritud, õige positsioon ja mis viib siis Roosa Panter 1 juhtima 6-0. Nii, Roosa Panter 1 siis viskab praegu Roosa Panter 2 tsooni, kuid Roosa Panter 2 jõuab hoopis järgi, aga ei hoidnud seda pikalt. Kaotasid siis Roosa Panter 1-le, aga vist ilmselt tuleb meil äkki pikk ei tulnud. Väravavaht jõudis meile järgi. Ehk ei taheta pausi, tahetakse, et mäng läheb edasi. Nii, Roosa Panter 1-lt tuleb siuke kiire rünnak, kui te jõua, vaatame, kes läheb värava tagant, siis tuleb söötis keskele. Sealt keskel ei jõutud reageerida, tuli üsna kiiresti, isegi mina olin üllatunud. Ja vaatame, nüüd tuleb jälle keskele ja värava suunas vise, kuid kaitse on ees, ei suudetud ja Roosa Panter 1 endiselt hoiab. Praegu siis number 8 hoiab enda käes, proovib visata, kuid ei õnnestu, Roosa Panter 2 tuleb ette ja saame Roosa Panter 2 saab litri tsoonist välja. Jäähoki on ikka nii lõbus, ma ei tea, kuidas teil on, aga mul on ühesõnaga väga lõbus siin oma ette rääkida ja ma loodan, et kedagi Roosa Panter 2 võttis praegu kiirelt reageerist, tahtis litri endale, kuid ei suutnud seda praegu oma tsoonist välja saada. Roosa Panter 1 võtab jälle enda kätte ja suunatakse värava suunas. See võib-olla viskeks ei loeta,
Aga sellegipoolest ei tähenda seda, et see vise sealt kohe-kohe ei tuleks. Kaire Leet on endiselt meil siis platsil praegu, mis tekitab sellise kindlasti elevuse. Nii, kaotasime korraks litri või tähendab, mina kaotasin korraks selle litri. Aga sellegipoolest vise värava suunas ja ilus tõrje. Tegelikult oli meil kaitsjad täitsa õiges kohas ja lihtsalt tuligi sealt kõrge keskelt, et see oli tõesti praegu Roosepanter ühe poolt ilusti mängitud. Nii, väike mängijate vahetus. Loodame, et puhanud uued mängijad siis platsil. Ja mäng läheb edasi. Number 8 läheb edasi suuvärava suunas, kuid ei lähe edasi, kaitse on ees. Ja litter läheb tsoonist välja. Rünnakut tehakse siis uuesti kesktsoonist. Number 5 värava suunas, tuli tõrje. Ja Roosepanter 2 proovib seda litrit jälle tsoonilt välja saada, ei õnnestu. See on endiselt siis meil Roosepanter ühel domineerib ja värava suunas oli jälle vise, kuid seekord läks mööda. Ja Roosepanter 1 hoiab litrit enda käes, vaatame, kes nüüd esimesena litrile järgi jõuab. Aha, Roosepanter 1. Ja vise värava suunas ei lasta nii kergelt läbi. Ja litter on vaba, väike rebound, kuid Roosepanter ehk siis rebound tuli omale mängijale nii öelda. Roosepanter 1, ei jõudnud, vaatame, kas siis nüüd natuke väike liiklusummik on seal värava ees ja taga, aga ikkagi oli Roosepanter 1 oma kohtadel tagasi kohe, kui vaja, kaitsed olid ka õigel kohal. Nii, tuli tõrje, tuli rebound, aga sealt õnneks seda väravat sealt ei tekkinud. Nii, mäng on alles jäänud 35 sekundit. 6-0 on seis. Ja vaatame praegu, milline see siis teise kolmandiku lõpp meil on. Nii, Roosepanter 1 ja Kaire Leet värava suunas vise, tuli tõrje. See oli selline kiire reageerimine. Tahetakse veel seda viimast väravat enne teise kolmandiku lõppu, aga väravavaht ei luba. Ta ei taha seda väravat anda. Ma arvan, et talle siis juba tuli sein ette, nii kõik, rohkem ei tule. No vaatame. Mäng läheb edasi ja Roosepanter 2 saab litri. Kukkumine, jah. Kohtunik vähemalt loeb selle mängu nii-öelda normaalselt mängimiseks või tavaliseks kukkumiseks. Ja Kaire Leet võtab jälle ja viskab värava suunas, aga mööda. Ja teine kolmandik on läbi. Üsna tublisti veel leiti see viimane, tegelikult Kaire Leet leidis selle positsiooni ja proovis veel sinna värava suunas, et see oleks olnud täiesti reaalne, et see mööda läks, siis see on ka süke osaliselt õnne küsimus, et kui seal vähegi keegi ees on, kes takistab seda vaatenurka. Praegu on siis umbes 10 minutit meil paus. Umbes 10 minutit paus. Teeme jää puhtaks ja mängijad lähevad korraks ka riietusruumi. Ning peale seda vaatame siis, millise energiaga me sinna kolmandasse kolmandikku lähme. Ehk seekord meil teile vaheajal midagi spetsiaalset ei ole pakkuda. Mina joon ka lonksu vett, natukene puhkan ja varsti siis näeme teiega juba viimases ehk kolmandas kolmandikus.
step again. I thought I might try to win her back, but I'm all out of confidence. I'm a little nervous about coming down, and every new heartbreak hurts a little more. The first one felt like more than I could take, so I hit the ground running so hard, whittled my soul away. Try to keep my hopes up, but they keep falling down, and every new heartbreak hurts a little more than the last time around. I made a lot of half-hearted mistakes, but I worked so hard on this one. I gave her my everything. Was a losing battle, so I'm laying down, and every new heartbreak hurts a little more. Every new heartbreak hurts a little more than the last time around. And I'll let her go, oh Lord, just let it be the last time around, please. And I'll let her go, oh Lord, this might be the last time around, the last time around, the last time around for me. I'm loitering out on her doorstep again, and it's just so damn cold out here. I can see my failing breath. I'm a little nervous and I'm coming down. Every new heartbreak hurts a little more. Every new heartbreak hurts so much more than the last time around. Tervitused jälle kõigile. Oleme nüüd siis Haabersti jäähallis endiselt. Mängimas on Roosa Panter 1 ja Roosa Panter 2. Endiselt olen ka siis teie tänane operaator ja ka kommentaator. Ma loodan, et teil on olnud sama lõbus nagu minul ja ma pean tunnistama, et minul jäi märkamata. Tegelikult oleks nüüd tagantjärgi, ma täitsa teadsin seda, aga millegipärast ma sellele ei reageerinud siis, kui see situatsioon oli. Ehk Roosa Panter 2 on tegelikult, neil on karistus ehk kolmandasse kolmandikku lähme meie siis ühe karistusega number 91, kellel on karistust alles jäänud 1 minut ja 26 sekundit. Muidu on meil seis siis 6
1-0 ja Roosa Panter 1 värava vaht on ka juba kohal ja meil siin vaikselt kõik valmistuvad, nii et ma arvan, et me kohe jätkame selle mänguga. Nii, kolmandast kolmandikust ootan mina tegelikult või sooviksin näha Roosa Panter 2 agressiivsust, kuigi kindlasti alakaalus ma ei julge pakkuda, et seda tekib, et ma arvan, et alakaalu mängitakse rahulikult, mis olekski väga, ma arvan, tark mõte. Aga Roosa Panter 1 poolt ilmselt tuleb veel survet, kuigi tegelikult pakun, et see võit ilmselt Roosa Panter 1-le täna läheb, kuid oleks tore ikkagi näha seda Roosa Panter 2 väravat ja ka neid rünnakuid, et see naiskond ei mängi üldse halvasti, et nad on lihtsalt naiskonnana sellised nooremad nii-öelda, et neil ei ole nii palju veel ühist mängukogemust kui Roosa Panter 1-l, kes on tegelikult meil meistri naiskond. Kuid nii, vaatame. Äkki me saame ühe hea rünnaku. Ja mäng on alanud, kolmas kolmandik on siis alanud ja liter läheb siis Roosa Panter 1-le. Nii, kaitse võtab selle kätte ja valmistutakse rünnakuks, vaadates seda plaani. Ma pakun, et siit tuleb praegu, nüüd läheb keegi keskele, hoitakse välgu ja otse värava suunas, kuid läheb mööda. Roosa Panter 1 hoiab litrid endiselt enda käes. Võtame natuke kaugemalt seda, sest teil on näha ka seda nii-öelda seda mänguformatsiooni ehk need positsioonid, kus kõik on, et tegelikult Roosa Panter 1 hoiab üsna kindlaid positsioone. Seda me oleme juba siis kahes kolmandikus näinud ja tuleb ise värava suunas. Roosa Panter 2 oli meil ees, kuid liter püsib endiselt ühe käes. Ja nüüd keskelt, ei jõudnud järgi ja liter läheb tsoonist välja. Vaatame, kas meil tuleb... Ta ilmselt läks just ja jõuti järgi. Ja Roosa Panter 1 valmistub jälle uueks rünnakuks ja liter läheb siis Roosa Panter 2-le. Vaatame, kas nad saavad selle. Ei saanud enda kätte. Roosa Panter 1 endiselt hoiab enda käes ja võetakse jälle kohad sisse. Nii, sööt mööda äärt ja tagasi. Väravat taha, läheb siis sinna number 22 võtab siit vastu, seal nurgas meil mängib number, aga mul vist ei ole nii hea nägemine, tundub, et mu nägemisega on mingi 70 on jah. Nii, liter püsib Roosa Panter 2 tsoonis, tullakse lähemale väravale ja proovitakse saada sinna keskele, kust siis ilmselt sinna väravavahi suunas seda taas, et tegelikult on nüüd siis siin vahepeal on ülekaal lõppenud ja vise värava suunas, mille püüab kinni väravavahi. Ehk ülekaal on tegelikult jah lõppenud, aga tundus nagu, et mäng läks veel samamoodi edasi, et siin on näha ikkagi seda, et ei suudeta nii hästi veel saada seda litrit enda kätte ja seda oma tsoonist välja. Aga sellegipoolest alustame, jätkame mängu. Number 22 ja number 3 Kaire Leed viib korraks sinna koguvad hoogu väga tublisti ja jäi korraks liter vabaks seal värava ees, või noh, keskel tegelikult, et mitte päris värava ees, aga said kätte. Nad siin on, ma ei tea, võib-olla teie kuulsite ka, on üsna sellised intensiivsed fännid, mis on tegelikult väga tore, on alati positiivne, kui me saame selle. Ja 7-0. Nii, ehk siis 7-0, lähme mänguga edasi. Ja väike kukkumine tuli seal Roosa Panter 1 poolt, loodame, et haiget ei saanud. Ja sealt tuleb ka üks karistus. Kohe vaatame, minul jäi kahjuks nägemata,
Roosa Panter 2-le see tuleb, aga kes see siis on number? Kas ma siis nägin õigesti? 91. Jah, number 91. See on siis tema jaoks vähemalt teine, aga võib-olla ka kolmas. Vabandust, mul ei ole võimalik siin pabereid käes hoida, nii et ma ei saa öelda teile aga mälu järgi. Ehk siis kommenteerige, andke teada, milline õige on. Kes seda paremini jälgida. Nii, oleme nüüd jälle, siis mängime Roosa Panter 1 ülekaalu. Ja püsibki veel, kuigi tuli mängupaus, püsitakse siis ikkagi veel Roosa Panter 2 tsoonis. Ja mäng jätkub. Roosa Panter 1 võtab siis oma ülekaalupositsioonid. See on meile tegelikult juba siin paar korda olnud, ja Roosa Panter 2-l on meil, minust meil on kolm või isegi 4 karistust olnud. Lisaks on Roosa Panter 1-l ka karistus. Teate see multitasking. Nii, värava suunas vise küll läks mööda. Multitasking on jah selline. Ma vist ei oska seda väga hästi. Nii, värava suunas jälle vise. Roosa Panter 1 proovib veel sealt isegi värava eest nurga tagant. Proovid seda litrit sinna väravast saada, et ei ole nad rahul veel 7-0-ga. Ütleme niimoodi, et ikkagi on näha, et tahtmine on nii värava suunas vise, kuid nüüd oli kaitse ees. Nii rahulikult ja otse värava vahile Sülle. Praegu oli üsna hästi tehtud töö praegu. Mõlema poolt jälle. No nii. Mäng on siis mängitud praegu 3 minutit 37 sekundit. Karistust on jäänud veel alles 57 sekundit Roosa Panter 2-l. Roosa Panter 2 alakaal ühe sõnaga jätkub. Ja Roosa Panter 1 proovib ja annab endast parima, et nad selle ühe veel värava siit ka saaksid. Aga Roosa Panter 2 võtab litri endale ja viskab selle, kuid sellest siis pikka litrit praegu ei tule, kuid sekundid kuluvad ja minnakse uuele rünnakule. Nii, number 71. 3. 70. Ja nüüd on siis Roosa Panter 1-l number 28. Ja liter läheb tagasi sinna nurka, mööda äärt, siis väravat taha ja number 71 või 70, vabandan, ma korraks ei näe siin, mul hetkel pean jälgima, see liter on hoopis teises nurgas, nii 22 ja siis sinna nurka 71. Nii, ja keskelt püütakse seda viset teha, kuid ei õnnestu, nüüd jääb korraks kaklemine, võitlemine selle litri eest, kuid Roosa Panter 1 saab enda kätte. Ja sinna ta läks ja ütleme niimoodi, et üsna kindlalt ka. Mis siis tähendab seda, et kui kolmandat kolmandikku on meil mängitud natuke üle 5 minuti, läheb meil seis 8-0. Ja kohtunikud juba ootavad. Roosa Panter 2 korraks räägivad oma väravavahiga, ilmselt julgustavad teda. Tegelikult on ta teinud suurepärast tööd täna, tõesti ei pea ennast halvasti tundma. Et kolmas kolmandik algab kohe ja nüüd on läinud liter peaaegu, nagu Roosa Panter 2 sai enda kätte, kuid kahjuks ei saadud söötu kohale ja oleme Roosa Panter 2 tsoonis jälle ja Roosa Panter 2 värava ees, kus me oleme juba üsna palju siin mängu ajal olnud. Roosa Panter 1 saab number 22. Nii, jätab siis edasi, tuleb seal Pärnik, number 70. Vaatame, jätab siis number 8.
70. Ja Litter viiakse lähemale. Siin on ka seda survet näha, et tegelikult positsioneerivad ka Roose Panther ühe kaitsemängijad ennast kogu aeg lähemale ja lähemale ja lähemale, et nemad tunnevad ennast kindlalt. Ja visatakse siis nurka. Ja värava suunas, kuid kaitse jõudis ette. Väga hea kaitsetöö. Nii, Roose Panther 2 on Litter, kuid ei saanud tsoonist välja. Suund oli õige, kuid sinna jõudiski kaitse number 8 ette. Väike füüsiline. Ja väravavaht võtab, püüab kinni, et mängut mitte pikka Litteri tekitada. Ja Roose Panther 2 läheb vastu. Tahetakse kindlasti omalt poolt ka rünnakut teha. Kuid Roose Panther 1 viskab siis selle sinna Roose Panther taha nurka. Roose Panther 1 siis jälle hoiab Litterit enda käes. Tulevad söödud. Nii, korraks oli... Tundus, et oleks olnud ilma omanikuta Litter, aga tegelikult ei olnud. Roose Panther 1 oli seal täitsa vastu võtmas. Ja nüüd käib siis võitlus, vaatame kelle... Nii, 5 mängijat on seal täitsa selle Litterile. Väga tahetakse seda. Ja jälle mööda äärt. Seal on... Ja proovitakse siis värava suunas, number 70, number 8, keskel, number 5, püüab värava tagant. Tuleb, seal on number 70 on seal ka keskel väga ohtlikus kohas, et tegelikult kui see Litter nüüd temani jõuab, siis on tal reaalne võimalus väravasse saada. Ja Roose Panther 2 ei lase läbi, kaitse ei lase läbi, ei taha läbi lasta, väga õige. No nii, Roose Panther 2 saab enda kätte ja ei jõua, kahjuks õnneks on siis number 8 Roose Panther 1 kiirem ja võtab Litteri enda kätte. Ja mäng läheb tagasi Roose Panther 2 tsooni. Nii, siin on meil nüüd siis näha jälle number 71 ehk mälu järgi peaks olema Kaareste. Proovis värava suunas, kuid ei õnnestunud, see tõrjuti. Seal oli nii kaitse kui ka värava vaht ärkvel. Ja alustame rünnakuga Roose Panther 1 poolt. Vaatame, kes meil siis on Roose Panther 2 poolt vastu. Seal on number 20. Oi! See oli natukene ootamatu. Siin oli jah, lihtsalt isegi nüüd vastasmängijad tulevad lohutama. Jah, pole midagi. Teine meeskond või naiskond tähendab, on täna lihtsalt parem. Aga sellegi poolest tundub, et selline atmosfäär on hea ja positiivne, ehk siis 9-0. Nii. Litter on siis Roose Panther 2 nurgas, Kairi Leet võtab enda kätte, seda proovib kaitsta number 77 Roose Panther 2 poolt. Nii, Roose Panther 1 number 8 peab siis tagasi ja surutaksegi tagasi kesktsooni. Väga õige, väga hästi. Ja peavad siis uuele rünnakule tulema. Ja nüüd kaotatakse korraks Litter see nurka. Ma arvan, et see ei olnud selline tahtlik, aga number 8 püüab seal endiselt ikkagi kinni Roose Panther 1-st ja visatakse nurka. Ja nüüd keskelt värava suunas ja värava vaht püüab kinni. Kaitses oli meil siis number 28, meil on seal 91, 73, 23, 77. Nii. No nii, ja tahetakse korraks lihtsalt tsoonist välja. Tundub, et keegi vist sai vastu, et Litterit tehakse väike vahetus Roose Panther 2 poolt. Ja Roose Panther 1 kogub hoogu, võtab terve naiskonna kaasa ja läheb rünnakusse. Aga ei lasta, ei olnud nii lihtne.
Roose Panther 2 otsustas, et proovige uuesti. Ja meil on seal ees jälle mängija, väga õige, ei teha seda väga lihtsaks, surutakse vastu. Voot nii. Juba on näha seda agressiivsust ikkagi. Vaatame lihtsalt, et see karistuseni ei jõuaks, et kergelt on see lihtne hetk, kui lähed natukene närvi, kuigi seda Roose Panther 2 on seda võit ei ole nagu reaalne kahjuks, siis ikkagi tahetakse ilmselt see üks värav ja proovitakse seda kaitsemängu ikkagi parandada. Nii, meil on vähem kui 5 minutit jäänud alles kolmandat kolmandikku. Roose Panther 1 domineerib hetkel, et hoiavad litrid väga tugevalt Roose Panther 2 tsoonis. Väravavaht proovib seda kinni püüda, kuid ei saa. Ja litter läheb siis jälle mängijalt number 5, läheb sealt edasi. Roose Panther 1 proovib jälle värava suunas ja ta on seal sees. Seda oli väravavahil kindlasti päris raske näha. Seda oli isegi siit kaamera tagant praegu vaadates ei olnud kõige lihtsam just jälgida. Et see tuli isegi praegu siia ka natuke üllatusena. Nii, mängu on meil alles jäänud selline 4 minutit, 19 sekundit. Tundub, et Roose Panther 2 on natukene selline tuju võib-olla langenud. Väravavahi tuju tundus olevat natuke kurb. Et kindlasti ei tohi, nii, alustame siis selle mänguga, aga kindlasti jah, ei tohi naiskond kurvastada, et ikkagi võrreldes Roose Panther 1-ga on see tase natuke teine, kuigi tegemist on jah, selliste õe naiskondadega, õdedega. Ja nii, aga surutakse tsoonist välja ja minnakse uuele rünnakule. Värava tagant, proovitakse sealt nurgast, ei lasta, kaitse oli ees. Ja proovitakse läbi kesktsoone, number 71 ja praegu litter on hästi ohtlikult vaba. Kas ta jõudis, sai kinni? Kohe vaatame, kas ta sai kinni. Ei saanud. Oli väravas sees ikkagi. Mis tähendab seda, et seis on meil juba siis 11-0. Jah, seal jäi, seda me oleme nüüd paar korda siin tänase mängu jooksul näinud, jah, et kui see litter jääb vabaks, et kui väravavaht seda kätte ei saa, siis isegi kui me täna varasemalt nägime seda Fuuriate ja Urferiinside mängust, kus tuligi tegelikult reboundist väravaid, siis siit seda reboundi ei ole, vaid see litter jääbki vabaks ja sinna litterile jõuab järgi siis vastas naiskond, mitte siis need, kes kaitsevad. Ehk antud juhul siis Roose Panther 2 ei jõua nii-öelda, ei saa seda litrit sealt kinni oma värava ees ja väravavahile ei õnnestu seda ka teha. Nii, oleme nüüd kiire rünnak väravavahi suunas, aga nüüd püüdis ta kinni. Mis tähendab see, et jätkame mängu, siis Roose Panther 2 tsoonist ehk suurem peaaegu kõik, või suurema osa on võitnud Roose Panther 1, et tõenäoline, et Roose Panther 1 võidab ka selle litri. Kohe vaatame, seal on siis positsioneerimise küsimus ilmselt. Nii. Ja, ahaa, jäigi kahe mängija vaheliseks selliseks ebaselgeks olukorraks, aga Roose Panther 2 oli litter, mille võttis enda kätte siis Roose Panther 1. 20 Roose Panther mängija 22 pluss kätte, seda kui ei õnnestunud ja olemegi siis Roose Panther 1 tsoonis. Nii, tuli survet, avaldatakse survet, seda on põnev näha, et kas seda veel suudetakse veel kord teha, sest iseenesest siin 2,5 minutit on veel mängu alles jäänud, et võib-olla tõesti õnnestub Roose Panther 2 veel vähemalt üks selline sarnane rünnak, kuid veel lõpuni viia, et sinna värava suunas, et isegi kui vise värava suunaks, ma arvan, et
tekitaks selle energia lisa, mida Roosa Panter 2 oleks vaja. Nii. Sinna meil läheb siis mängija Roosa Panter 2, number 98. Ehk karistus. Ja mäng jätkub siis Roosa Panter 2 tsoonist. Ehk siin on jah see, et seda me oleme näinud, et Roosa Panter 2 on olnud rohkem karistusi, veel viimane Roosa Panter 2 vahetus käib siin. Vahetatakse mängijad, mängitakse alakaalu, ilmselt on seal, proovitakse teatud strateegiat, teatud koosseisu, nii. Ja Roosa Panter 1 võtab oma kohad, jätkab siis seda tugevat mängu ja viskab värava suunas opsti ja seal on Littar jälle natuke vaba, kuid nüüd ei lase kaitse seda nii enam vabalt liikuda seda Litrit, et läheb kohe õige. Et isegi selle mängu jooksul on juba näha seda, et samu vigu mitu korda nagu proovitakse mitte teha, mis on õige. Nii, Litter Roosa Panter 2 tsoonist välja, tubli. Ja minnakse uuele rünnakule. Ja on selline natuke üksi alguses, kui ei jõudnud. Prooviti sealt keskelt siis värava poole, kuid ei jõudnud Litrile järgi. Proovitakse tsoonist välja saada Litrit, kuid ei õnnestunud praegu. Ja söötmine käib. Kaire Leet on praegu teinud siin paar väravat, ma kahjuks ei mäleta täpsemalt mitu tükki siit peast, aga ta on meil tubli mängija, oleme teda palju näinud. Nii, number 71 on siis meil, loodetavasti on Kaareste, kui ma õigesti mäletan. Andke andeks, kui ma tõesti midagi valesti ütlen, et ma proovin siin mitut ülesannet täita, et ma niisama siin jutustan ennast hoian soojana. Äkki on ikkagi toredam kui mitte midagi. Nii, ja Leet söödab siis sinna keskele väravahi suunas tegelikult, ehk teeb selle viske, kuid tõrjutakse. Rebound läheb tagasi Roosa Panter 1, kuid mitte väga ohtlikult, ehk oleme seal söötude juures. Nii, natuke sealt värava taga. Keskelt, sinna keskele ja siis tuleb veel ääre peale, proovitakse ilmselt praegu keskele ja värava ei jõuta. Ja vähem kui 80 sekundit on tegelikult seda kolmandikku alles jäänud. Äkki saab Roosa Panter ja tegelikult on jälle siis ülekaal otsas, äkki jõuab Roosa Panter, äkki jõuavad sinna vahele. Ei jõua Roosa Panter. Opsti ja Roosa Panter 2 käes on Litter, mille nad viskavad siis tsoonist välja, mis tähendab seda, et jah, ollakse tsoonist väljas, kuid mäng on läbi. Nii, seis jäi meil siis tabloole 11-0. Üsna mitu karistust. Kindlasti tõrjeid oli palju rohkem kui sisse lastud väravaid, et tegelikult väravaväht ei pea meil üldse siin ennast halvasti tundma, et tegelikult protsent on tõenäoliselt ilmselt väga kõrge. Et siin on jah, kahjuks ei olnud tasavägised meeskonnad, kuigi seda meil tegelikult tabloo või selle punktide järgi on ka praegu näha, et ja vaatame siis parimad. Nii, number 22 saab meil siis parim mängija. Number 91. Keda me küll karistuspingil nägime, aga vähemalt andis ta endast kõik. Ma arvan, et siin koha peal võib öelda, et tegelikult mõlemad naiskonnad mängisid südamega, selles mõttes, et ikkagi hästi, et siin otseselt, et kui ma arvan, et me näeme siin ka mõlemal naiskonnal arengut kindlasti tulevikus ja kindlasti näeme ka palju
palju arengut, eriti Roosepanter 2 osas, kuid meil on ainult hea meel, et ikkagi suudetakse sõbralikult edasi mängida. Ja nii ongi tänaseks hokipäev läbi. Homme jätkame 6. veebruaril. Kell 1 on meil siis Viljandist jälle otse ülekanne, kui mängivad omavahel siis Viljandist Fellin Furiat, võõrustavad oma koduväljakul siis kohe ütlen teile Grizzlisid Tallinnast. Nii et vaatame, kuidas see mäng välja kujuneb. Mina soovin praegu omalt poolt aitäh teile, soovin teile ilusat laupäeva õhtu jätku. Ma loodan, et te väga palju minu peale ei pahanda, kui mul tekkisid mõned vead, aga äkki oli teil ikkagi lõbusam koos minu kommentaaridega kui ilma nendeta. Ehk siis minu poolt aitäh ja näeme teiega juba homme.